kõik nii tasa jäid. Näe, Krist, Kaarel. Kuule, nendega ei saa püüda või? Saab, kindlasti. Kõikidega saab püüda, kõikidega. Maika, sa ütlesid ühed olid, mis pinnale käivad, vaata need putukad, kas need ongi need spintumid? No tere taas, sõbrad. Imelik on teha Motoneti poes sissejuhatust, aga teeme ära. Oleme Soomes 15. juuli ja läheme siis Lapimaale kalale. Et rongiga läheme siis Rovaniemi ja sealt edasi. Aga väike kõrvalepõige siis Eestisse. Ma näitan, mis head siis Decathlonist ostsin omale. Ja täna saime ka tegelikult, käisime Decathlonis, ostsime veel omale asju, nii et loodetavasti on kõik asjad olemas, midagi maha ei ole jäänud. Nii, Decathlonis käidud ja sai siis siuke korralik seljakott. Toestused siin puidust 90 + 10 liitrit. See oli kõige kallim ost, 200 €. Vaatame, mis me siin võtsime. Ühed matkajalanõud, 40 € vist, peaks olema veekindlad. Siis on meil siin mingisugune joogipudel. Siis ma võtsin omale mitu paari 4 € T-särke. 3 tükki vist. Siis on siuke veekindel kott, kus saab siis panna mingisugused kaameravarustuse akud. Et selline veekindel kott. Simond, see vist oli mingi 15 €. Siin on tool, 40 € umbes oli. Siis on siin roostevabast terasest siuke sööginõu. Ja sisse saab panna õlid, väiksed sellised pudelid. Praanis ju ikkagi kala küpsetada. Siis on siin üks 20-liitrine selline veekindel siis seljakott, selline hästi kerge, väike. Et siis on mul siin väga hea padi, selline, vist oli 20 € äkki või, siuke mäluga. Päris suur teine, aga ikkagi mugavus maksab. Siin on üks pikkade käistega särk. Siin on meil magamiskott. Magamiskott on siis mingi Simondi oma, 5 kraadi. Et 5 kraadiga peaks olema XL. 2-meetrine. Jep. Nii et sellega võiks olla tegelikult normaalne, et see comfort zone on siin 5 kuni 0 kraadi, nii et 0 kraadiga peaks ka olema veel täitsa okei. Ja veel tuleb. Siin on üks müts, mille saad siis sääsevõrguga müts. Loodetavasti ei ole väga palju sääski. Siin on madrats. Ka jälle Simond oma, Simond XL, 1,95 m ja 60 senti siis lai madrats. Mis meil siin veel on? Sellised ägedad söögitarvikud saad panna siit niimoodi klõpsti kinni. Ja siis, mis on vaja, kuna seal Lapimaal on kogu aeg valge, polaaröö ju, siis saad panna silmaklapid ja magad rahulikult und. Et kui peaks olema telgis liiga valge, telk on mul juba ostetud varem ära ja oligi kõik. Aga jah, väga korralik siuke 100-liitrine seljakott, et see oli kõige kallim ost. Ja kõvasti matkavarustust nüüd, et matkavarustus on olemas. Nüüd äkki saame ka teha mingi ööbimisega Jõeforedi püügi ka siin Eestis. Nii et. Nii, ja siin on summa. Nii, Decathlonis käidud. Mehed, siin on väikene tšekk. No nii, selline on siis meie auto pagasnik. Ilusti täis, vaevu läheb kinni. Ja siin on see põhikala. No nii, ops, obadi. Mis on kõige hullem, et kukume siit kuskilt alla lihtsalt. Ja ega meil kuhugi mujal niikuinii minna ei ole. Nii, nüüd on meestel siis siin ei ole mingit asja ees. rongi peale sõit.
Maicel, kuidas kommenteerid? Vägev. Esmakordne kogemus. Väga huvitav kogemus, jah? Autod paneks järve ja elektrongid maha. Kuule, äkki lähme ikka sealt või? Lähme küsime onukese käest või? Aga ma, seest saab ikka läbi ju, ei saa või? Ah? Panele poole lähed. No nii, Kaarel. Ühesõnaga siuke väike pesakene. On rätikud ka muidugi, saab pesta. Ja väike rätik on. Ja väike, jah. Teil on palju väiksemad voodid. Mis asja? Meil on 2 inimese voodid. Vaata, need on need maksud. Näidake enda seda ka siis. Pole suurem. Nendel on vaata see, et just tugevama raamiga siis mahtus väiksem voodi. Vaat seda, noh. Mis teil siin... No, me tuleme ka siis. Me mahume siia 4 ka ära. Vaata, ma näitan, kuidas magatakse. No, nii. Võtad need ära. Kristjan näitab. Ja siis siia niimoodi. Kuidas magatakse. Ahah. Jumal valmi. Ja siis telefon siia niimoodi. Väga mõnus. Ja siis vaatad aknast välja terve aeg, kuidas sõidad. Nii et kell on 21.30 praegu ja kell 10, Mul ei ole tahvlit. paar minutit enne kella 10 peaksime jõudma siis Rovaniemi. Ja sealt siis juba autoga edasi. Yes. Aga okei, nüüd lähevad lights out. Ei ole, football tuleb No, football tuleb, jah. Nüüd hakkame jalgpalli vaatama. Argentiina, Inglismaa. Argentiina, Inglismaa. Kes võidab? Kes võidab? Teeme pakkumise. Nii, ma Argentiina arvan, et... 2-1. Mina teeme Inglismaa võidab 2-0. Ma ütlen, et Argentiina Inglismaa. Inglismaa 2-0. Inglismaa 2-1. Argentiina 2-1. Argentiina 2-1. Argentiina 2-1. Inglismaa 2-0. Tere hommikust, sõbrad. No tere hommikust, sõbrad. No tere naas. Mingi 45 minutit umbes, veel natukene vähem ja olemegi Rovaniemis. Duši all on käidud, külm vesi oli. Kaarel on ainukene juust, kes ei ole käinud veel, vaadake, see vend siin, vaadake nüüd seda venda. Aga ühesõnaga, sai korralikult välja puhatud, tõenäoliselt parem kui kogu aeg autoga sõita. Oh jaa. Et üle-eelmine aasta siis sõitsime kogu selle tee autoga, nii et nüüd sai rongis magada ja peaks energiat rohkem olema. Aga lähme vaatame siis hommikul mingisuguse söögi kuskil ja siis ongi nii. Ja meie suksu saabus. Palun. Ja see on meie bagass. Asju täis. Meie oleme jõudnud siis nüüd Kirunasse. Mõned faktid ka Kiruna kohta, et Rootsi põhjapoolsem linn ja siin asub siis üks maailma suurimaid maa-aluseid rauamaagi kaevandusi ja sellepärast on see linn nii-öelda sõna otseses mõttes kolib vahepeal, kuna see maapind siin vajub ja 2025 aastal siis liigutati 670 tonni kaaluv siis kirik teise kohta. Nii et sellised faktid, aga meie läheme nüüd kalastuspoodi ja vaatame, mis me sealt kalastuspoest siis omale saame. Nii, landivarud on ka täiendatud. Näite korra. Kristjan hakkab siin teiste lante võtma. Et siin on jah, need üle-eelmine aasta toimisid väga hästi, sellised väiksed. Näite korra mul panem siin. Sellised väiksed toimisid hästi. Aga Viirastus saatis meile ka lante, nii et suured tänud ka Viirastus Lures. Et nüüd peaks olema meil lante küll kõvasti. Et üle-eelmine aasta läks päris palju lante kaotsi ka. Ja nüüd mõtlemegi siis, kas peaks sööma ja siis on veel meil sõita veel nii-öelda ja siis hakkame juba matkama ja kotte kokku panema ja Erjo, kui sa oleksid kala, siis sa võtaksid seda. Ma võtaks seda, jaa. Ma võtsin ka omale sellise huvitava. Et väga huvitav liigendiga. See on raske, vaat see on paksud kalad. Nii et ühesõnaga jah, kalapoes käidud ja
kõik asjad olemas ja mõtleme, mida edasi. Poodi vist. No Kristjan, näita nüüd siis oma landikarpi. Sellega tuleb 4-kilone jõekas. Ja siis nendega püüame paaljat. Seda siis selgest veest sellisega ja siis sogasemast veest sellisega. Väga hea, selge. Ja viirastuse landid tulevad ka sulle veel siia? Selle viskame lihtsalt kuskile kivi taha kinni ja siis viirastuse landid, need lähevad siia peale. Meil käib siin korralik pakkimine juba oma pool tundi ja rohkemgi veel. Kõik üritavad oma asju mahutada kotti, aga tundub nagu Mission Impossible. Kummis peaks olema kotti. Väga jõhker. Üle 2 kilomeetri on tehtud ja 9 kilomeetrit veel. Päris hea katsumus, ütleme niimoodi. Nägu on punane peas ja 2.05 on matkatud. Nii, Maicel, 2.05 on matkatud, jah. 9 veel. 8.75 veel. Okei, natuke rohkem. 8.75, jah. Noh, jah. Üles mäkke ronimine jätkub. Jah, okei. Üles mäkke ronimine jätkub. Midagi head uudist ei tulnud siit igatahes. 91 meetrit oleme roninud. 91 meetrit roninud ja 185 meetrit veel minna, nii et aga vaated on ilusad. No mis sul selle matka aitab läbida? Aha. Räme küljetuul on, aga vau, millised vaated. Millised vaated. Kõvasti tuult jääb nüüd siia peale, aga loodan, et annate andeks. No nii, 5 kilomeetrit on tehtud. Mingi 5,5 veel. Mida umbes nii, jah? Sööme 303 tõusumeetrit. Aha, 303 tõusumeetrit. Sööme kuivatatud mangot. Väga hea. Ja oleme tuulevarjus praegu, et mega tuuline on, et siuke küljetuul, et vahepeal puhub rajalt tead minema. Aga jah, teeme väikse kosutava pausi ja siis... Ja nüüd hakkab minema matka ainult alla mäge. Ja. Vahepeal on väga väiksed tõusunukkid. Üldiselt läheb alla mäge. Ja. Nii et tõenäoliselt raskem osa on läbi. No nii, leidsime lume ka üles. Ehk siis nüüd võib laulda seda laulu. Juulikuus lumi on maas. Millised vaated. Millised vaated. Super. Mingi õhufotodel oleme näinud seda. Üks veel on. Ja. Opa. Fakti. Tulime müüri taha varju. Viimane kilomeeter põhimõtteliselt jäänud veel. Aga lõpp on raskeks läinud. Väga raskeks.
üks lõpuboss oli vaja veel ületada, üks jõhker mägi, nii et päris väss on olla, aga kogume jõudu ja siis on veel viimane kilomeeter. Maagilised vaated, aga täitsa läbi omadega, aga vaikselt hakkame kohale jõudma. Rets tuul, nii et vabandan, kui kaamerasse jääb. Siin üks telk püsti. Mis asjad on veel vaiad? Seda kotti või? Siin käib korralik. Ma ei teagi. Ja siin on teine telk. Loodame, et see kivi siin all ei sega nüüd. Jube halvasti, aga see oli parim, mis siin oli. Nii et jah. Ja siis... No kuidas on? Tore. Ühesõnaga nii väsimus on peal, et ei tule sõnad ka enam suust, aga korralik. Mul on sääsevõrk. Siin ikka on sääski ka, siin on vähem tuult. Ja lööme jah oma kämpa püsti siia ja siis paneme asjad valmis. Tegelikult on räme väsimus. Nii, väike õhtune sööma. Igaüks valis siit omale toidu. Food Force saatis meile siis matkatoite. Tänane valik on pasta with cheese sauce. Jah, suur aitäh Food Force'ile. See on meile suureks abiks. Ja eks anname siis oma tagasiside, ausa tagasiside, et kuidas söök meile maitseb. Nii et täpselt nii. Ja päris pekkis oleks, kui maitseb kehvasti, seega meil muud sööki kaasas ei ole. Terjo. Nii et jah, keedame vett, sööme. Kõik on omadega nii väsinud. Kalale ei viitsi minna, jõgi on. Kalale ei viitsi minna, aga jõgi on selja taga, aga mis seal ikka. Igatahes jah. Sööme ära ja siis tõenäoliselt on põhku minek, et vaja välja puhata, et homme siis jaksaks kõvasti kala püüda. Nii et veel kord jah, aitäh Food Force'ile, et ja pärast ma näitan homme seda siis. Võid üllatud. Jaa, siuke armas kiri tuli ka kaasa sellega.